nii, siin siis kasvavad need agaved. Nad on sinised. Ja kui sa vaatad, kuidas ma nüüd näitan seda täpselt, ma täpselt ei tea. Need võib-olla on sellised 3, 4, 5 aastased. Ma arvan, et isegi 5 võib-olla. Siis nad kasvatavad siia alla sellise väikese juurika, pineapple, mis siis eesti keeles on, issand, ma ei teagi, ananass või? Ja sellest siis hakatakse tekiilat tegema. Iga nädalavahetusel on siin 100 000 inimest. Kõik pidutsevad, kõik teevad hobusega pilte. Kõik naudivad tekiilat. Hästi lõbus. Bussid käivad sisse-välja, tekiila on ainult üks suur party town. Nii et pidupeo otsa. Ainult vaatame, kuidas seda maailma minu jaoks kõige paremat jooki tehakse. Nii, siin on siis need pineapples. Need lähevad siis siia tünni. Tulevad siit tünnist tagasi. Nii, ja selles ahjus küpsetavad nad neid 15 tundi. Siis tuleb välja selline magus aine siin välja. Ja siis läheb siia pressi. Ja siin pressist juba tead, ma ei tea kuhu, kusagile. Vaatame, kus kohas neid hapendatakse siis, fermenteeritakse. Nii kui see maht tuli välja sellest magusast küpsetatud agavest, see tulevad siia käärima suurte tünnide sisse. Hea meelega paneks näpu siia sisse, aga ma arvan, et jääb vist panemata. Nii, siin siis käärib 3 päeva, pannakse pärmi juurde ja sellest potskust, mis on siis, ma ei tea, 5000 liitrit, ainult mingi protsent tuleb tekiila kasutusele. Ülejäänud nad kutsuvad surmaks, seda juua ei tohi, sest sa saad väga ja võid jääda haigeks. Ja pärast 3 päeva nad siis vaatavad, mis on suhkru ja alkoholi protsent siin ja alustavad siis edaspidise protsessiga. Nii me proovime nüüd sellist tekiilat, mis on 55 kraadi. Nad kutsuvad teda Heitsi tekiilaks siis. Proosid siis, aga see on selline pehme nägu. See ei ole kange nagu viin, ma arvan, et on selline pehme maitse. See 55% siin ei tundugi nii hull, kui alguses mõtlesin, et võtab kohe jalad alt ära. Nad ütlevad mehhiklased, et kui sa selle pudeli ära jood, siis sa räägid jumalatega ja sa pead palud jumalat pärast nagu tänatada tegelikult, et mitte palu midagi, vaid lihtsalt tänad, et ta tegi kõik asjad väga selgeks. Jah, maitse on küll, aga tegelikult on ta väga pehme. Väga kerge juua, aga ma ei tea, mis pärast saab. Aga veel natukene sellest, mis nad siin rääkisid, on see, et vanal ajal, kui nad nendes suurtes kanistrites seda tekiilat kääritasid, siis nad võtsid tänava pealt kõige mustama mehe, lasid tal seal tekiila tünnis selle agave mahlases ennast pesta, nagu kõige mustama, pissida ja kakada seal sees. Ja siis sellest pesust hakkas see tekiila käärima. Et nad ei pidanud panema sinna pärmi sisse, et hakkaks ise käärima. Ja kui niisugust meest tänava pealt polnud võtta, siis nad panid
hobusse sitta sinna ja mingeid muid asju. Aga praegu roosi. Nii, hakkame nüüd jooma, aga enne seda, et purju jääda. Enne seda, et purju jääda, siis peab ütlema palve, et ta ei paha ei hakkaks. Ave María. Ave María. Yo no quería. Padre nuestro. Padre nuestro. Qué bueno está esto. Está esto. Bendito tequila. Bendito tequila. Maldito tormento. Maldito tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. Vamos por dentro. Salud. Ja nii läheb terve pudel tequilat sinna joomist sisse.